selline asi nagu programmeerimise alused, tehnoloogiat programmeerimine kataloogis. ja siin on selline lõik nagu selle algoritmi jälitamiseks on kasulik abivahend jälitamistabel, see on nüüd link. Selle lahti. Siin on rida ülesandeid. Esimene ülesanne on see, mille ma teen ette ära. Siin on esitatud üks algoritm, see on pseudokoodis. Pseudokood siis tähendab seda, et ta ei vasta mitte ühelegi programmeerimiskeelele, aga ta on igale programmeerijale loetav. Ja üleval on seletatud, mida selle algoritmi teostamine peaks tulemusena andma. Siin on üks funktsioon, mille nimi on kalk. Ja see double siin ees tähendab, et see kalk returnib tulemuse, mille andmetüüp on double. Mida double tähendab? Mis asi kahekordne? Aga topelt mida? Kuidas ühekordne oleks? Antud juhul mitte, vaid float. Double on siis nagu topel kohtade arv peale koma lisaks floatile. 10 murd. Sellele funktsioonile antakse string tüüpi muutuja väärtus. See str on muutuja, mis antakse kaasat sisendparameetrid. Ja see on sõna. Alguses C, S ja D on kõik nullid. Nüüd öeldakse, et selles sõnes, mille me kaasa anname, et selle sõna esimesel kohal olev asi on positsioonil 0. Ja viimasel kohal olev, et kui on näiteks 10 elementi, siis on 9, ehk n-1. Ja ühikut tähistatakse niimoodi. Ja siin all on üks näide toodud, kuidas seda funktsiooni käivitatakse. Siin selles näites antakse sisendina selline sõna nagu it is. It ja is'i vahel on tühik ja lõpus on punkt. See loop osa siin, loopist end loopini on tsükkel. Nii kaua tehakse kordusi, kuni leitakse punkt. Seega seda massiivi ilmselt hakatakse algusest lõpuni läbi käima, antud juhul see sõna ise on massiiv. Esimesel kohal on i-täht ja viimasel kohal on punkt. Küsitakse. Kuna esimene S-i koht on 0, siis küsitakse, kas sellel kohal olev märk on tühik. Kui on tühik, siis suurendatakse C-väärtust 1 võrra. Kui ei ole tühik, siis suurendatakse D-väärtust 1 võrra. Ja igal juhul suurendatakse S-i väärtust 1 võrra. Ja lõpuks, kui nüüd on kõik kordused ära tehtud, siis väljastatakse arv, mis on C pluss 1 kõigepealt ja sellega jagatakse D-väärtus. See tähendab siis sisuliselt, et leitakse mitte, see D on siis tähemärkide ja mitte tähemärkide suhe ette antud sõnas, eeldusel, et sõnas on punkt, sest kui seda punkti ei oleks, siis oleks tegemist lõpmatu tsükliga. Siin all on üks tabel ja selles tabelis esimeses tulbas on korduste või korduse tunnus. Enne kui hakatakse üldse kordusi tegema, on korduse tunnus 0. Esimene kordus on 1, teine kordus on 2, kolmas kordus on 3 ja nii edasi. Järgnevates tulpades on muutujate väärtused. STR on sisend ja CST on need, mis siin funktsiooni sees on muutujad. Ja lisaks veel STR kohal S. Seda meil on ka vaja teada.
kuna siin küsitakse, kas ta on punkt või kas ta on tühik või midagi muud.